unikaalne käskiri number 30 ehituspaekivi tootmise laiendamiseks käsel. Lugeda organiseerituks ehitusmaterjalide tööstuse peavalitsuse süsteemis iseseisev tööstusettevõte nimetuse all Padise paemurd. Arvates 1. jaanuarist 1950. aastast. Minister Asnin. Oli loodud uus kollektiiv, kes pidi olema kivist tugevam. Oma 25 aasta jooksul on karjääritöökad inimesed kaevanud, töödelnud ja saatnud meie rahvamajandusele lugematul hulgal illustikku ja tööstuslikku lubjakivi. Käsitööst on üle mindud mehhaniseeritud tootmisele. Meie tänased 6 peajuubilaari, seltsimehed Johanna Toomepuu, Linda Pajuste, Elmar Tooma ja Peeter Pill. Ester Kelvas, ja Nikolai Tees, kes pidevalt on karjääris töötanud 25 aastat, mäletavad hästi meie kollektiivi loomist. Vanad fotod jutustavad meile, kuidas siis karjääris töötati ja elati. Laadijad, paemurdjad ja pinnase puhastajad olid siis erialad, mida praegu ei tunta. Peagi saadi esimene auto. Kõiki raskeid töid teostati sellal käsitsi. Toimus esimene transpordi tehniline ülevaatus. Raske füüsilise töö kõrval peeti lugu ka spordist. Eriti populaarne oli võrkpall. Oli sihakaid poisse ja tugevaid tüdrukuid. Peeti malelahinguid ja kõik see, mis toimus töökate inimeste kaugemas ja lähemas minevikus, väärib meenutamist. Omaaegne tubli töömees Enno Pinge peab nüüd pensionäri põlve. Ta oskas head killustikku teha ja õpetas seda ka teistele. Endised ekskavaatorijuhid on nüüd tunnustatud lukussepad. Juba enne algust, kuni pensionile minekuni tegi karjääris mehetegusid vanemmeister Hugo Toomepuu. Karjäärisjäätmete spetsialistid mehaanik Raivo Raudkivi töötab juba 16 aastat ja omaaegne peamehaanik Lembit Lahi.
Omapoolse panuse kollektiivi kasvule andsid kõik kunagised administratsiooni ja arvestusala töötajad. Täideti aastapäeva. 1960. aasta plaan oli 350 000 kuupmeetrit toodangut. Kuna tootmisvõimsused jäid tarbimisest maha, siis ehitati veel 3. tootmissõlm ja uus alajaam. Kalaspordi harrastajad viisid karjäärist vana kaubavaguni Paatsalu randa, millele tehti juurdeehitus, kus paarkümmend kollektiivi kalasportlast võib nüüd huvitavalt nädala lõppu veeta. Olid paadid, maja, meri ja mehed, kes otsustasid ühiselt ehitada uue korraliku paadisilla. Hoogsalt tegutses draamaring, mille eestvedajaks ja osalejateks olid karjääripere töötajad ning kõlas meeste laul. Oma estraadiorkester lõi kogu asula rahva keerlema. Praegune vanem, tollal noor Roletski vistus armutult madruse tantsu. Juba 14 aastat kaalub Svetlana Tsugunova igat koormat. Erna küünarpuu aga vormistab peodokumente. Kui tõsisemat meeste jõudu tarvis läheb, on dispetšer Anna Karpovitšal tegu, et tehnikaga hellitatud mehi juurde meelitada. Ilma killustikuta ei kerki enam ühtegi maja, ei ühtegi hoonet ega ehitust. Karjäärikollektiiv aina suurendab selle tootmist ja turustamist. Isegi välismaale pidi seda jätkuma, selleks vastav reklaamgi. Kõik parimad ja moodsamad majad on ehitatud ainult padise karjäärikillustikust. Tuhande 1970. aastal ületati juba 500 000 piir. Mis liigub, see kulub. Harald Roletski, universaalne lukusseppade brigaad, on alati abivalmis ja teostab igasugustele seadmetele korralikult remonte. Ka kosmos vajab remontimist. Lukussepad Jaan Pallase ja Jüri Leesmelt, kes on ühiseid muresid jaganud ligi 18 aastat, väärivad ainult kiidusõnu. Siit näeb kaugele ja paistab palju huvitavat. Vaatamata paljudele raskustele on ühiste jõupingutustega meie tublid tööinimesed aasta-aastalt suurendanud toodangu mahtu. Kas esirinnas? Vahetus me plussid peale. Ja TV saadetakse marsruut üleplaanilise toodanguga, viies kaasa iga kollektiivi liikme parimad soovid. 1973. aasta plaanide edukas täitmine andis kõigile õiguse uuele aastale vastu minna lõbusa tuju laulu ja tantsuga. Teevad ära tohutu töö tublide meeste juhtimisel.
Et veetase karjäärikanalis ei tõuseks üle lubatud piiri. Selle eest hoolitseb Alma Tõllo, kes töötab siin juba üle 22 aasta. Killustiku tootmine pole kerge töö. Kuigi masinad ja seadmed on tublid, abilised, vajavad nad põhjalikku tundmist, hooldamist ja tihtilugu ka füüsilist jõudu. Peale selle iga kant killustikku nõuab arveldamist ja tegijaile tasumist. Karjääris töötanud 24 aastat, nüüd turustusjaoskonna juhataja Sulev Virroja tunneb muret raudteevagunite, autode ja õigeaegse realisatsiooni eest. August Tölpi ehituse ja remondibrigaad on juba 15 aastat olnud tootjatele truuabiline. Lõhketööde teostamine ja selleks materjalide kasutamine nõuab eriti täpset arvestust. Ligi 20 aastal on seda teinud Viktor Sarlai, kes koos noore ja energilise karjäärijaoskonna juhataja Aleksander Kasega toodavad lõhatud mäemassi. Et tsiviilkaitse pole mitte naljaasi, seda teavad kõik karjääritöötajad. Kevadel toimunud objekti formeeringu õppustest võeti osa täie tõsidusega.
Kohapealse suure spordi organiseerimine ja teostamine nagu alati lasuvad seltsimees Pedaku ja seltsimees Mellise ning osaliselt kogu kollektiivi õlule. Nüüd plaanivad nad juba tuleva aasta üritusi. Tänavuse suve suursündmuseks oli järjekordne vabariiklik ja 12. Vasalemma Traieli sõiduvõistluses, mida juhtis vabariikliku kategooria kohtunik Voldemar Pedak. Sellele lõid paljud karjääri spordientusiastid agaralt ja abivalmilt kaasa. Võitjad langetavad lipud, andes märku kõigile uue hooga karjääri ja kiviga rinnutsi töö juurde asumiseks. Sinist ole kuiva. Kui tabad, saad endale. Mööda. Mööda.
mööda. Nu pagadi, Padise karjääri killuga tabad alati märki. Ka lõhkejatel kõik paugud ei taba märki. Ülekabariitsed pangad tuleb välja sorteerida. Energeetik Oskar Roosileht, kes on töötanud koha peal ligi 17 aastat, hoiab skeemil alati silmad peal. Tema ja brigadir Endel Mellise pidev kontroll energiaseadmete üle on kogu tsehhi eduka töö aluseks. Brigaadi kõigi liikmete hoolitsus tagab juhtmeks õige sädeme. Käesoleva aasta 800 000 kuupmeetrit nõuab iga üksiku töötaja tõsist pingutust. Kuldsete käte ja sooja südamega meistrimehi on kollektiivis Kalju Hiiesalu, kes siin töötanud üle 24 aasta. Villu Mahlak ligi 16 aastat. Edward Tammejuur üle 17 aasta ja palju teisi, kes on mitmel alal parimad spetsid. Ka paljud naised on leidnud oma õige koha üksmeelses kollektiivis. Eha Hiiesalu, Helvi Vaidla, Tiiu Kivistik, Toonja Virroja, ja Luule Plees töötavad käsikäes 10–20 aastat, pidades täpset arvestust, toodangu killustik, aina kivi ja killustik. See on meie õnn, see on meie elu. Killustik tööl, kodus ja puhkehetkel. Rõõmsalt möödub õhtupikk, kui on laual killustik. Rõõmsalt möödub õhtupikk, kui on laual killustik. Võib-olla siis viirus kustub elavus pool. Mind rõõme ümber jälle on kord vallatu ja noor. Võib-olla siis just viirus kustub
Töökas, elurõõmus ja teovõimeline kollektiiv ei unusta, et 10. viisaastaku esimese aasta plaan on 1 miljon kantmeetrit toodangut. Jälle on kord vallatu ja noor, võib-olla siis just liibuks vastu keelab valgusfoor. Mind rõõme ümber. Et koguda uut jõudu järgnevateks töövõitudeks. Aegu kätte me ei saa, võib-olla var